üks kuningate 18, Eelia võidab Baali prohvetid. Ja Ahab läkitas käsu kõigile Iisraeli lastele ning kogus prohvetid Karmeli mäele. Nüüd astus Eelia kogu rahva ette ja ütles, kui kaua te lonkate käekarguga? Kui Jehova on Jumal, siis käige tema järel, aga kui Baal on see, siis käige tema järel. Aga rahvas ei vastanud temale sõnagi. Siis Eelia ütles rahvale, mina olen ainus järele jäänud Jehova prohvet, aga Baali prohveteid on 450 meest. Antagu meile 2 härjavärssi, valigu nemad enestele üks värss, raiugu tükkideks ja pangu puude peale, aga nad ärgu süüdaku tuld. Mina valmistan teise värssi ja panen puude peale ja minagi ei süüta tuld. Siis hüüdke teie oma Jumala nime ja mina hüüan Jehova nime. See Jumal, kes siis vastab tulega, on Jumal. Ja kogu rahvas kostis ning ütles, see kõne on hea. Ja Eelia ütles Baali prohvetitele, valige enestele üks härjavärss ja valmistage see esimesena, sest teid on rohkem. Hüüdke siis oma Jumala nime, aga ärge süüdake tuld. Ja nad võtsid värssi, kelle ta neile andis, ning valmistasid selle. Siis hüüdsid nad Baali nime hommikust lõunani, öeldes, Baal, vasta meile, aga ei häält ega vastus. Ja nad karglesid ümber altari, mis oli tehtud. Aga lõuna ajal Eelia pilkas neid ning ütles, hüüdke valjema häälega, sest ta on ju Jumal. Vahest on ta mõtteis, on läinud kõrvale või viibib teekonnal. Vahest ta magab, aga küllap ta ärkab. Siis nad hüüdsid valjema häälega ja täkkisid endid mõõkadega ja piikidega oma viisi järgi, kuni neil veri hakkas voolama. Ja kui lõunaaeg oli möödunud, siis nad märatsesid kuni roohri toomise ajani, aga ei häält, ei vastust ega tähelepanu. Siis ütles Eelia kogu rahvale, astuge minu juurde. Ja kogu rahvas astus tema juurde. Siis parandas ta Jehova altari, mis oli maha kistud. Ja Eelia võttis 12 kivi, vastavalt Jaakobi laste suguharude arvule, kellele oli tulnud Jehova sõna ja kellele oli öeldud, su nimi olgu Iisrael. Ja ta ehitas kividest altari Jehova nimele ja tegi altari ümber kraavi, mis mahutas külimitu seemet. Siis ta ladus puud ja raius värsi tükkideks ning pani puude peale ja ütles, täike 4 kruusi veega ja valage põletusohvri ja puude peale. Siis ta ütles, tehke seda teist korda. Ja nad tegid teist korda. Siis ta ütles, tehke 3. korda. Ja nad tegid 3. korda. Vesi aga voolas ümber altari ja kraaki täitus veega. Ja kui siis roohrid pidi ohverdatama, astus prohvet Eelia ette ja ütles, Jehova, Abrahami, Iisaki ja Iisraeli Jumal. Saagu täna teatavaks, et sina oled Jumal Iisraelis ja mina olen sinu suulane ja et mina olen kõike seda teinud sinu sõna peale. Vasta mulle, Jehova, vasta mulle, et see rahvas saaks teada, et sina, Jehova, oled Jumal ja et sina pöörad tagasi nende südamed. Siis Jehova tuli langes alla ja sõi ära põletusohvri, puud, kivid ja põrmu ning lakkus ära vee, mis oli kraavis. Kui kogu rahvas seda nägi, siis heitsid nad silmili maha ja ütlesid, Jehova on Jumal. Jehova on Jumal. Aga Eelia ütles neile, võtke kinni Baali prohvetid, et ükski neist ei pääseks. Ja nad võtsid need kinni. Ja Eelia viis need alla Kiisoni jõe äärde ning tappis need seal. 1 Kuningate 19,
Eelia Hoorebi mäel. Ja Ahab jutustas Iisabelile kõik, mis Eelia oli teinud ja kuidas ta oli mõõgaga tapnud kõik Baali prohvetid. Siis läkitas Iisabel käskjale Eeliale ütlema, Jumala tehku minuga ükskõik mida, kui ma hommesel ajal ei tee sinu hingega, nagu sündis kõigi nende hingedega. Kui ta seda nägi, siis ta võttis kätte ja läks ära oma hinge pärast. Ta jõudis Beersebasse, mis kuulub Juudale, ja jättis oma poisi sinna. Ta ise aga käis kõrbes ühe päeva teekonna ja tuli ning istus ühe leedpõõsa alla. Siis soovis ta oma hinges, et ta võiks surra ja ütles, küllalt. Nüüd, Jehova, võta mu hing, sest ma pole parem kui mu vanemad. Ja ta heitis maha ning uinus magama leedpõõsa alla. Aga vaata, üks ingel puudutas teda ja ütles temale, tõuse üles, söö. Ja kui ta vaatas enne, siis oli ta peatsis üks kuumadel kividel küpsetatud kook ja kruus vett. Ta sõi ja jõi ning heitis jälle magama. Aga Jehova ingel tuli veel teist korda ja puudutas teda ning ütles, tõuse üles, söö, sest sul on veel pikk tee ees. Siis ta tõusis, sõi ja jõi ning käis selle söömarammuga 40 päeva ja 40 ööd kuni Jumala mäeni, Hoorebini. Seal ta läks ühte koopasse ja ööbis seal. Ja vaata, temale tuli Jehova sõna, kes küsis temalt, mis sa siin teed, Eelia? Ja ta vastas, ma olen tõsiselt kihkunud Jehova, vägede Jumala pärast, sest Iisraeli lapsed on hüljanud sinu lepingu, nad on kiskunud maha sinu altarid ja on mõõgaga tapnud sinu prohvetid. Mina üksi olen üle jäänud ja nad püüavad võtta mu hinge. Siis ta ütles, mine välja ja seisa mäe peal Jehova ees. Ja vaata, Jehova läks mööda ja tugev ning võimas tuul, mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, käis Jehova ees. Aga Jehovat ei olnud tuules. Ja tuule järel tuli maavärisemine, aga Jehovat ei olnud maavärisemises. Ja maavärisemise järel tuli tuuli, aga Jehovat ei olnud tuules. Ja tule järel tuli vaikne, tasane sain. Kui Eelia seda kuulis, siis ta kattis oma näo kuuega ja läks välja ning seisis koopasuus. Ja vaata, temale kostis üks hääl, kes küsis, mis sa siin teed, Eelia? Ta vastas, ma olen tõsiselt kihkunud Jehova, vägede Jumala pärast, sest Iisraeli lapsed on hüljanud sinu lepingu, nad on kiskunud maha sinu altarid ja on mõõgaga tapnud sinu prohvetid. Mina üksi olen üle jäänud ja nad püüavad võtta mu hinge. Ja Jehova ütles temale, mine tagasi oma tuldud teed Damaskuse kõrbe. Mine ja võja Hazael Süüria kuningaks.